Tallinn kutsub liikuma. Eesti tervisemess. Mis seisus siis eestlaste teadmised tänasel päeval on, kui tervisega kaaslasel midagi juhtub, kas oskavad abiks olla või mitte? Teadmiseid on, aga pigem jääb puudu julgusest. Enamjaolt ei julgeta alustada elustamist ja siin me üritamegi neid motiveerida, et nad alustaksid. Kui on olukord, et tule, pane käed külge ja siin ei ole enam kaotada mitte midagi. Tänapäeval ma olen tähele pannud, et isegi hambaarstid saadavad meeletuletusi teatud aja tagant, et nüüd oleks aeg tulla kontrolli, et teid pole ammu näha olnud. Kui rääkida elustamisest, siis kui sageli või kui tihti peaks neid teadmisi uuendama, et tõepoolest olla valmis abi osutama? Sellega on nüüd niimoodi, et me räägime ametlikest esmaabi osutajatest asutuses, siis seda reguleerib seadusandlus. Aga kui tavainimene, siis iga 2 või 3 aasta tagant ikkagi oleks soovitav värskendada oma teadmisi ja käia nendel avalikel üritustel, astuda ligi, proovida igal juhul saada kinnitust, kas mul ikka on meeles kõik asjad õigesti. Härra, kas teil on elus tulnud sellist olukorda ette ka, et olete pidanud kedagi elustama? Õnneks mitte. Ja viimati sellist koolitust või meeletuletust tegite? Mõni aasta tagasi, täpselt ei mäleta. Aga praegu, kuidas teil tunne oli? Tõdite siia telki ja proovige, et tegelikult oli see hea, praktiline. Loomulikult oli hea, loomulikult. Alati tuleb kasuks selline meeletuletus. Ja 1 ja 2 niimoodi sellise toreda rütmiga. Küünarnukk on kogu aeg sirge ja hakkas lõksutama. Kas te kuulete rütmi ka või? Okei, see on see. Nii, hakake tegema. Nii. Läheb kiiremini jõuab.